Ja järgmisena sai palutud Türilt kogukonna või konnamaja perenaine, üks nendest meeskonnaliikmetest. Aili. Perenaine meeskonnas. Mehed ja naised eesti keeles, eks ju. Aga eks see on seal üks väga tarmukas ja toekas seltskond, kes juba aastaid tegutseb keskkonda hoidvas suunas. Ja palun siis räägi oma kogemust. Jah, ma nii-öelda kella 2 või umbes siit, kui me oleme olnud, ma kujutan ette, et täna on päris palju kõlanud selline sõna nagu peldik. Ja need teised toredad nimed, et emakeeleõpetajana ma ikka vaatan, kui rikkalik on meie keel, et milliseid sõnu me oleme leidnud, et kas halvustavad või sellised kiitvad või et nagu peldikpuude vilus, et meie jaoks siin paljude jaoks on väga ilus, et midagi sellist keelest välja noppida. Aga konnamajast otseselt ma ei ütle, et ma läksin sinna perenaiseks, et tegelikult on, kes tunneb sealt ära vabakond sildiga mehe, on Rainer Eidemiller, kes on tegelikult ju nii-öelda seal istuvad inimesed on vanamaja ehitajad ja mina olen, see on minu hobi ka. Ja sinna Türi kogukonna seltsi läksin ma just nende inimeste valguses, et nemad seal hakkasid ehitama ja tegema seda nii-öelda stiilis, mis oli, ütleme, 100 aastat tagasi ja siin ma, ütleme, 10 aastaga panin mööda, aga põhimõtteliselt oskan hinnata, eks ju, 1917 oleks ma pakkunud, aga 1905 on see maja, eks ju. Et need teadmised üldse selle kohta, millistes keskkondades me elame, et mida me siin sisse hingame, mis on seinas, põrandal ja kus, et see on pikem saaga, see ei ole tänase asja teema siin. Aga võib-olla 2 sõnumit, millega ma olen tulnud ja ma loodan, et siin 10 minuti jooksul tuleb see kuidagi välja ka. Aga need vanad majad ja ägedad lood, et ma olen 46-aastane ja ma mõtlesin, et mu elus on nii palju peldikuid olnud, et lapsepõlves need peldikud. Isegi selles koolimajas, kus ma Võõpstes Tartu lähedal esimesed 3 klassi käisin, ka seal olid kuimkäimlad. Ja minul ei ole vaja seletada, et umbes mis see on ja mida seal tegema peab ja kas vett on tõmmata või ei ole, eks ju. Ja rehielamus, täpselt samamoodi elasime sellises maamajas, kus oli tualett oli rehielamus. Aga võib-olla õpetajana ja sellel uue põlvkonna harimise mõttes on see missioon küll, et nii palju on vahelt kadunud, et 2 sellist suht lolli põlvkonda, mina nende seas, eks ju, ja mõned teist ka võib-olla. Aga me oleme need otsijad, on ju, et äkki midagi on võimalik tagasi pöörata. Ja tihti süüditatakse noori, et nad on lumehelbekesed, nad ei saa metsas hakkama, nad ei oska mitte midagi. Tegelikult me ei ole neile lihtsalt õpetanud. Me oleme loonud kõik need mugavused ja kõik need tehiskeskkonnad ja ütleme, et see on ilus, aga see siin, see ei ole ilus, on ju. Et me ka alustame oma tuure Türil konnamajas, kes sõidab Türit läbi Pärnu poole. Siis on tee ääres Türi kõige koledam maja, nagu lapsed ütlevad. Et selline näeb kehv välja ja hooletuses olnud ja ta on olnud siis 14 korteriga selliste moonakate maja. Enne seda oli ta kõrts ja tall, siis 1860 pakume meie vanuseks ja siis selliseks nagu korteri elamuks tehtud 1917. Ja meie tulime 150 aastat hiljem sinna majja seltsiga ja tõime sinna sisse vee. Enne seda see maja toimis imeliselt, eks ju. Me saime kaasavaraks toreda õuekemmergu, kus oli ka nii-öelda enne meie tulekut veel aasta tagasi kõik need 14 korterit oma elanikega kenasti hädal käinud. Ja nad elasid seal. Neil oli vett majas ei olnud, et nad oluliseks pesemist otseselt ei pidanud ka need sotsiaalkorteri elanikud seal viimased aastad, sest saun oli arvutikuvarit täis tassitud. Aga me saime selle maja seltsiga enda kätte Türi vallalt, kes tahtis seda lammutada. Ütles, et see on nii suur ja kole ja keegi ei taha seda osta ka. Ja volikoguga me olime 2 kuud seda nii-öelda üritanud müüa, aga siis õnneks keegi ei tahtnud ja siis saime me selle 15 aastaks endale tarvitada. Et näidata nagu praktikas, kuidas ehitada, kuidas taastada, mida mitte taastada, mis on okei. Alles hoida ja see on meie hoov ja kui ma ütlesin, et peldikpuude vilus, siis meil ongi see pildi allkiri ongi peldikpuude vilus, et seal õunapuu ja kasepuu vahel on meie 2 uksega kemmerg.
ja ilusa vaatega siis meie festivali alale. Ehk siis Konnamaja teeb nüüd sellel aastal juba 4. korda sellist festivali nagu Rohevest. Ja seal on need läbivad teemad on siis sellised noortele, peredele, koosolemine, kestlikkus, mingid sellised pisikesed oskused ja me oleme ühe võib-olla sõnumina, kes vähegi midagi korraldab, et sellist teemapäeva, et siin me näeme ainult iseennast, kes me oleme juba selle teema sees. Ja see ülekanne, super, kui keegi jõuab selle kaudu veel teadmiseni, et kuskil on mingid inimesed, kes selliseid asju veel teavad ja oskavad edasi õpetada, siis me oleme ka märganud, et mingi lõbu ja tralliga ja toredusega koos saad nagu seda süsti teha, et kuulge, et meil on siin ka kemmerg, et me nagu käime kemmergus. Ja et see ongi nagu töötav, see ei ole museaal, et see on päriselt. Ja Peep tunneb ära, ta kinkis meile seebiriivi, eks ju. Ja uskuge või mitte, aga et kui meil käivad lastegrupid, siis me õpetame 2 asja. Nad väga meie kempsu ei taha ronida, aga me õpetame käsipumpkaevust nagu vett kätte saama. Ja see on selline ülesanne klassile. Kes oskab vee kätte saada? Ja siis nad nagu uurivad seda, käivad ümber selle käsipumpkaevu seal ja siis mõni ütleb, ma tean küll, see käib nii, lükkab alla ja ootab. Ja siis on niimoodi, et hakkavad nuputama, nagu täielik, mis füüsika, kõik oskused, eks ju. Ja nad on nii rõõmsad ja lõpuks on niimoodi, et ma saan aru, see raiskab vett, aga ta on roostane ka see türivesi, et las pumpavad, eks ju, rõõmuks. Ja siis terve klass on järjekorras, kõik nad tahavad lihtsalt seda oskust, nagu et nad saavad vee kätte. See on uskumatu, et alguses mõtlesime ka, et vesi ja kaev jääb, aga juua ei kõlvanud, et las ta olla. Aga nüüd on põhiatraktsioon. Seebiriiv on ka Peebu teadmiseks on meie atraktsioon. Seepi läheb hulga, käsi pestakse vähem, aga tualett nii-öelda majas versus siis välikäimla meil õues, et ikka nad kipuvad minema siis sinna majas olevasse veega vetsu. Ja muidugi me tegime selle veega vetsu ka sinna, sellepärast, et seal on meil nüüd kohvik-restoran Ajatu, need, kes guugeldab, näed, milline luksuslik kohvik-restoran meil selles vanas peldikus nii-öelda on. Vallarahva sõimusõnana oli see maja, oligi siuke peldik, eks ju. Aga tegime siis ka ühe kemmergu ja siin, kes oskab vaadata peale materjalidele, et siin eelkõnelejad ütlesid ka, et millest kõike saab teha, et kõigest saabki kõike teha, kui ta on ehe ja nii-öelda taaskasutatav. Et Sveniga oleme siin ka seesama maja, mida me Türil lammutamas käisime, et korjasime vana materjali ja tõime ühed ajaloolised uksed meie kempsule. Aga miks see pilt siin on, et tegelikult me ei ole ju rääkimas siin veega tualettidest, aga see soolavaks seal ukse peal on nagu hästi kõnekas. Et esimene festival Rohevest oli siis, et tasuline peldik versus õuekemps, mis oli tasuta. Ja lõpuks oligi, et tegelikult sinna tasulisse nagu käidi vähem. Et see 20 senti me arutasime, et see on selle vee hind, eks ju. Et umbes see, mis ta meile maksma läheb, tegelikult põhimõtteliselt võiks sinna kirja panna, et see on keskkonnamaks, et õues on siis puudsee ja toas on WC, et see on umbes see summa, mida me nagu iga kord peale tõmbame, ja nüüd on ta tõenäoliselt kallim, eks ju, et kui me arvestame, et keegi veel selle veega ära korda teeb ja tagasi annab loodusele, aga lihtsalt aru saamaks, et mis majast ma räägin, et meil on siis tõesti selline suur maja, et meil on suurem kui teil siin vist, aga sellega on oma jagu janti ka ja see Konnamaja siis oma kodadega, iga jupp sellest majast räägibki siis mingit osa sellest nagu elustiilist, et sa võid mööblit taastada, see on mööblikoda, Vedru väljas on selle nimi. Ja on jututuba, lastekoda, kunstikoda, kohvitoast on saanud ja peretoast on saanud nüüd meil siis restoran Ajatu. Ja neid asju, mida siis vähegi kannatab selle maja näitel õpetada, et siis neid me õpetame ja maja ise ka nagu praegu renoveerides me mõtleme, et see tuur, mis sealt läbi läheb, peab saama kuskil midagi kõneleda, et kui me panime näiteks roomatti, eks ju, seina ja krohvisime ära, siis panime siseakna nii, et sinna krohvi taha on näha, et siin ongi roomatt, et sellised kaasaegsed sondaažid, eks ju, et sa näitadki ära, mis on mille taga. Sest keegi ju ei näe ja ei usu, et seal taga on täispalk või midagi muud. Selle kinkis meile Peep
kui ta pakkis Viljandi huvikooli kokku, tõi meile turbafiltriga veesüsteemi, millega ta sai keskkonnakäpa. Nii et me taas kasutame isegi rändauhindu või niimoodi, et Viljandi huvikooli rändauhind on siis meil. Kuigi mul on ka üks keskkonnakäpp, taaskasutus teemaline varasemast. Aga see on siis selline mõnus laste kätepesusüsteem, kus on siis üks kogus vett on üleval ja siis laps näeb ka, et kuidas ta läbi turba läheb ja alla välja jõuab ja mis me sellest siis saame uuesti teha, eks ju, et enamasti kastame lilli sellega. Kohe tuleb ära kasta. Et siis on lapsel huvi vaadata, mis toimub. Selle ehitusest sa võid vist tunniks rääkida, aga lasta jääda. Seal on isegi andur, mis ütleb, et paak on täis. Aga et me mingit sükest pisikest asja ei tee, on huvitav, et tasub sellistesse vanadesse majadesse investeerida, et sellepärast tullakse, tahetakse olla ja need samad 2 lolli põlvkonda, mille hulka ka mina endiselt kuulun, igatsevad seda lapsepõlve fenomeni taga. Et oligi see murul käimine ja olid need õuekäimlad ja isegi see lõhn. Et kui meil tullakse näiteks sinna mõnda kotta, see on mu vanaema koja lõhn, eks ju. Ja retrokorteris meil päriselt on originaalne Joodiku korteri lõhn ka veel. Et see selle hoidsime ka alles, kuigi me imestame, kuidas nad treppidest käia said ja nii kaua elasid. Me ei tee seal mitte midagi. Me ei küta ka. Aga meil on seal nii-öelda vanad asjad, retrokorteris ongi siis ta nii-öelda mitte töökojaks läinud korter, võib-olla kunagi tuleb sinna miski, aga praegu haiseb nagu tõhk. No seal jah, kempse ju sees ei olnud, et seal oligi pigem see, et üks mees oli lihtsalt sellesse korterisse konkreetselt sahvrisse teinud selle ilma potita versiooni ja käinud seal aastaid, et aga sai kasida ja ei, ta on täitsa viisakas vinks-vonks retrokorter. Meil on kostüümiladu seal, nii hullusti ka ei haise. Ei, selle me jah viisime nagu, me nimetasime seda suitsu sukeldumiseks. Esimene aasta, mina ei suuda sellises ruumis väga kaua viibida, et panid maskid ette ja A-sotsiaalide korterid olid nad tõesti nagu seal. Kui te meile satute, siis te tegelikult ei usu seda, sest meil on selline nagu mõisa häärpäri tuba. Enamasti hakkavad need ruumid nägema välja nagu see siin, eks ju, 1917 Lambrii, valge krohv, ilusad laed. Poola laed on meil veel sellised nagu special asjad, aga inimestele on meeldinud tulla sellisesse keskkonda, nad tulevad mälestusi otsima. Nii et kui midagi taastada ja just vana hoida, et siis nad katsuvad reaalselt neid laudu ja toole ja mul oli selline tool, kõigutab seda, varsti laguneb, eks ju. Ja koos olemine sellises keskkonnas on inimestele kuidagi äärmiselt omane. Mikita ütleb ka, et see on meil kuskil siin geenis ja veres on ja vist Kristiina Ehini kontserdi ajal oli kõige rohkem hoovi, nagu ei oleks mahtunud rohkem, oligi 250 inimest. Istusid ja söötsid meie sääski. Ja siin sellised loengud, asjad, pisikesed asjad, räägisime peldikust, permakultuurist, kompostiloengud. Me kõike ise ka ei oska ja oleme kasutanud siis Mõisamaa ökoküla nii-öelda loengu tegijaid ka festivalil. Ja siin on üks väga suur kuulsus meie mõistes, on Peldiku Peep, kes rääkis ajaloolisel Peldiku loengul meie 2-ukselisel välikäimlal, siis määrati ära 26 punkti või palju seal hindamisjuhises on, me saime mingi komakohaga 24,5 vist, kõik oli olemas. Aga jah, see Türi kõige koledam maja siis väidetavalt, aga meile väga armas ja siin on omajagu muutusi juba toimunud, nii et inimesed tulevad ja viivad kaasa. Ja millesse ma nagu, see sõnum, mida ma nagu kipun võib-olla ülemäära rõhutama, on see, et me ei tohi ära unustada, et see põlvkond, kes tahab ka ellu jääda, et kui pärandi häkatonil Viljandis, sa mäletad mu ettekannet, eks ju, et ärme kaota lootust noortesse, kui me ise oleme endasse lootust ära kaotanud, et me ei oska enam asju või me ei oska siin, paljud räägime turbast ja asjadest hoopis risti vastu, eks ju. Et tegelikult meie ise ka ei tea neid asju, et kuidas ellu jääda, kui vool on läinud. Ja kolmas võib-olla selline lõpusõnum kohaliku omavalitsuse valitsemise juures või aga olles volikogus vist juba mingi 9. aastat ja siis kui räägid nagu sellele samale põlvkonnale, et meil on vaja neid veevõtupunkte,
neid veevõtupunkte, teha väikelinnas, kus on kõik, on kanalisatsiooni ja vee peal, eks ju. Või küsid lihtsalt ärritamise mõttes, et kuhu me kempsu läheme, kui nagu need suured majad kõik jäävad veeta või nagu sellised hüpoteetilised küsimused. Siis on tühjus, mitte ühtegi vastust ei tule. No küll me siis kemmerling või midagi pakutakse, et kutsume need sinised putkad kohale. Aga tegelikult, eks ju, kohe hakatakse neid samu latriine kuskile metsa ehitama, et ära käia või esmavajadused. Ja sellistele küsimustele tegelikult peab ka nagu oma valitsuse otsa vaatama, et millise väikelinnas on veel turvaline, eks ju. Suurlinnad on need, mis hävivad selles punktis kõvasti. Aga et tuleb ka nagu julgeda rääkida kohalikus omavalitsuses nagu asjadest, mis on päriselt nagu vajalikud rääkida. Need on esmatarbe asjad. Et võib-olla naeravad ja mõni veel aastaid hiljem, sina tuled jälle oma peldiku jutuga ja nii edasi, aga olgem ausad, et kelle hoovile nad sitale tulevad, kui neil nagu kortermajas kinni jookseb, on ju. Et ma kujutan ette, et kui me kaardistasime kriisiplaani, siis saimegi, et Konnamajas vist on ja Konnamajas meil on veel alles. Et võib-olla sellised punktid minu poolt, et see vana endiselt inimestele meeldib. See, et noori ei tohiks hukka mõista, kui meie enda põlvkond on nad keeranud sinna suunda, kus nad ei oska ellu jääda. Me peame oskama õpetada neile asju, mis on ellujäämiseks vajalikud. Ja see ka, et tuleb ka suuremas plaanis rääkida jälle vanadest asjadest. Et see kestliku elustiili mõtestamine, see sõna on ka ju, ütled kestlik, mis teie peas liigub, on ju. Et kuidas kestma jääda, eks ju, kuidas püsida. Nii et tasub jahvatada. Nii et mina tänan, Konnamaja tänab. Tulge meile külla. Ma kasutan juhust, et vaata Aili, sul oli kunagi mõne aeg tagasi küsimus, mille ma palusin täpselt sõnastada. See küsimus oli avalike kuivkäimlate olemasolu võib elektri või muu kriiside ajal osutuda elutähtsaks, et kuidas seda saavutada. Ja sellele tuli just eile vastus kõrgemal tasemel ja vastus on selline. On selge, et kriisiolukorras meie tavapärane elu muutub, sealhulgas teenuste kättesaadavus halveneb, elektrikatkestused võivad tekkida väga mitmel põhjusel, tormid, muud ekstreemsed ilmastikuolud, nagu jäävihmad, tehnilised rikked ja nii edasi. Lisaks võib Venemaa meid prell elektrisüsteemist välja lülitada ja kuni sõjani välja. Ka Ukraina sõja näitel nägime, et sõjapiirkonnas elekter kaob kiiresti. See tekitab omakorda probleeme sidega, veega ja kaugküttega. Eelkõige tuleb sel juhul mõelda sellele, et inimesed tuleks sõjapiirkonnast eemale viia, ehk siis ulatuslik evakuatsioon, kuid lisaks tuleb ka mõelda sellele, kuidas lahendada nende inimeste probleeme, kes jäävad konflikti piirkonda lõksu. Sellistes kohtades tuleb mõelda ka varjumise korralduse peale ja tagada ilma tsentraalse veevärgita joogivesi, aga ka käimlad. Sellises olukorras oleks kuikäimla väga hea lahendus, aga kui seda ei ole, siis hädad tegemata ei jää. Käiakse kuskil nurga taga, kuhu on heal juhul auk kaevatud. Kokkuvõttes viib selline hädapärane lahendus loomulikult reostuseni ja võimalike haiguste puhanguteni, mida võimendab ka see, et laipu ei saa sõjaolukorras korralikult matta. Uudistest on läbi käinud Mariupoli koolera probleemid. Mida rohkem on meil alternatiivseid lahendusi, seda kriisikindlamad me oleme. Kuivkäimla on üks hea kriisikindel lahendus, mida tasub alles jätta, kui see on kusagil olemas. Ja selle vastuse saatis Priit Laaniste, sisekaitse ja kriisivalmidusosakonna juhataja Siseministeeriumis. Ühe mõtte, kui Peebuga arutasime seda, et see tänane päev siin on ja me kirjutasime paar projekti, nagu ikka tuleb projekte kirjutada, nagu saarlased ütleb, tuleb nuiata. Ja me nuiasime paar aastat sellist nagu näidis ala tegemiseks ka Konnamajas. Meil on praktiline vajadus, meil on festival, kus võiks käia inimesed kuivkäimlas, pesta käsi õues, ka nõusid lastelaagri ajal. Ja kirjutasime projekti, et teha nagu siis see näidis nagu ala, selleks on täitsa ala meil olemas ja hoitud, et erinevad käimlatüübid, need samad separaatorid, asjad, et iga asja juures nagu näidata, et vali siit endale parim versioon. Ja teine asi on siis kompostimine, et tegelikult on ju ringlus, nagu see, et ka see nii-öelda lämmastik jõuaks, kompostimisel on vaja, eks ju. Et lihtsalt üks asi täiendab teist, et vaatame nii, et 2-3 aasta pärast
sellel augustikuu alguses tulevad õpilasmalevlased igatahes hakkama ala ette valmistama, et raha küll ei saanud, aga noh, see ei takista käimla ehitust. Ei takista vallid, ei takista kraav ja sellesama käimla osas mina olen määratlenud ise, andnud nimeks, et see on kommunaalkäimla. Ta on selline, ta on tulnud sellest ajast, kus oli mingi teine ajastu, teine võim, aga sellised on Eestis küll ja veel. Nad on suht tugevad, tükkis, terved, neid on võimalik kasutada, võib-olla kõige suurem probleem on see, et ta sinna allapoole võib lekkida, aga sellist head näidet ka kõigile teistele ülejäänu Eesti kommunaalkäimlate omanikele läbi siis Konnamaja käimla renessansi, taassünni. Me plaanime ta kolida. Et kolida ja teha ta selliseks, et olla teistele ka hea eeskuju näide. Et tasa ja targu, küll me jõuame. Võtsime vaheseina ära võtta, et tekiks see kommunikatsioon ka, et sa saad nagu inimesega juttu ajada. Aga see idee tuli sellest, et minul lapsepõlves, mul on Türil üks Iidvana maja 1903 ja seal oli ka kuiv käimla, kus oli siis suurem auk ja väiksem auk. Ja vanaemaga sai nagu käiagi koos, sest ma kartsin suurde kukkuda, aga väikse peal oli tore istuda, eks ju. Et nagu selline kommunikatsiooni, teooria järgi võiks, kui 2 inimest ühte ruumi panna, küll nad rääkima hakkavad. Et mine tea, et mis projekte meil see muide on malevas läbiproovitud asi ja mis võib nagu hüppeliselt tõsta seda kuivkäimla populaarsust. Et kuskil malevas oli see, et tehti südamekujuline auk selle meeste ja naiste poole vahele ja hüppeliselt tõusis nagu selle, ühesõnaga see muutus tõeliselt kuumaks kohaks. Jah, siis on ta teine koht hoopis. Vahepeal ütlen seda, et meie seltskond on saanud siin ongi 50 inimest kohal ja kõik, kes on seal kaamerate taga, levitame neile, et meil on päeva jooksul stabiilselt olnud üle tosina inimese, kes on viitsinud seal ilusal ilmal olla arvuti kaudu ka meiega. Et aitäh teile. Kemmergus istuvad praegu. Ei tea, kus nad istuvad, aga see on suurepärane. Ja, et puud see käis läbi selline sõna. Et kas see on sellepärast, et see on puust see majake või sellepärast, et seal kasutatakse vee asemel saepuru, puidu saepuru? See puud see, esimest korda ma kuulsin seda Soomes ja just ka nagu välikäimla ja et väga hästi minu arust sobib. Ei tea, pole õrna. Peldik kloset. Lasta jääda. Aga et mitte siis VC. Selle Pebu see nii-öelda kiri kõrgemalt poolt, et selle kohta selline kommentaar, et põhimõtteliselt see on see, et tunnistame probleemi, kõik teie lahendus on väga hea, me ei tee mitte midagi. Et niimoodi nagu see asjad käivadki, et kui mainisin seda 200 000 inimesega Glantenburi vist oli festival Inglismaal, kus aia kompostiks postitatakse kogu 200 000 inimese kraam, see on ju meeletu kraam. Kuidas nad selleni jõudsid, kusagil 2010-11 aastal nad jõudsid sinnamaale, aga põhimõtteliselt, et on regulatsioonid ja seda tohib teha. Aga ega seal ei olnud nii, et tulid valgustatud valitsejad kokku ja hakkasid lubasid, vaid asi oli see, et ikkagi surve oli altpoolt niivõrd tugev ja nagu pretsedente järjest tekitati juurde, ehk siis mis tähendas, et avalik võim oli põhimõtteliselt sunnitud selle kuidagi viisi ära reguleerima siis ja oma argumendid nagu välja käima ja puha ja nüüd on nii, aga et seda, et nagu kuskilt ülevalt tuleb selline asi, seda ei juhtu. Jällegi, komposteerimine on imelihtne, sellega tuleb lihtsalt pihta hakata. Hea näide, et roheline, et kui ma ütlen roheline, mida te mõtlete? Et roheline konn, mõtteviis, värv, midagi. Et teadupärast Eestis on 3 valda, mis nimetavad ennast roheliseks ja ma olen põnevusega vaadanud, Türi vald on üks nende hulgast, et mida selle all mõeldakse, et türilased ise mõtlevad, et see on muru ja hekk. Ja seda on ja sa pead seletama, eriti seal 60+ inimestele pead ütlema, ei, me päriselt nii ei mõelnud, et see rohevest ei ole nagu selleks, et muru peab olema selline, vaid et me räägime nagu teemadest, mis võiks tekitada sellise teise tähendusega asja, et juba selles mõiste tasandist läheb nagu nii palju kaduma, aga juttudest tegudeni, et Türi kui roheline vald suutis KIK-i mingi hankega just
komposterid uuesti teha, nullrendiga lähevad nad eraisikutele. Et see on ka üks meie missioon olnud, et nagu julgustada kompostima uuesti ja seal on omad regulatsioonid, aga need on inimeste tehtud, järelikult inimesed saavad neid ka muuta. Ma taganen siia. Semiootika juurde veel, et Peep, ma saan aru, et nüüd on, kuna see märgid on väga tähtsad, siis tegelikult sa pead oma nime muutma, et mitte Peldiku Peep, vaid Terviku Teet. Sest ja nagu, et näiteks hiina keeles puuduvad väljaheidetega seotud halvustavad sõnad. Aga samas me teame, et siin läänes meil on kõik, eks ole, on igasugused, läks sitasti ja ma olen kuses ja sellised väljendid. Aga hiina keeles seda ei ole, sest et seal on lihtsalt aastatuhandeid olnud eluliselt tähtis ressurss, on olnud inimese väljaheide ja teistes seal Aasia riisimaades samuti. Et põhimõtteliselt 17. sajandi Jaapanis on isegi väikseid sisesõdu maha peetud kuse ja sita kasutamise õiguste pärast. Ja põhimõtteliselt väljaheidete varastamine oli suhteliselt levinud kuritegu, mille eest oli ette nähtud kirjalikult vanglakaristus. Et saab ka täiesti teistmoodi suhtuda asjasse.